Tere, mina olen Asser. Te vaatate Viljandi Jakobsoni kooli meediaringi podcasti. Täna on meil külas kooli muusikaõpetaja Kristi Vastisson, sest sellel aastal tähistab Viljandi Jakobsoni kooli poistekoor Mulgi Jõmmid oma 20. sünnipäeva. Teine külaline on meie füüsikaõpetaja Maila Visnap ja Mulgi Jõmmide suurim fänn. Tere tulemast! Tere! Mulgi Jõmmide 20. juubelikontsert toimub juba 2. aprillil. Aga kuidas see kõik algas? No algas see niimoodi, et kuna poistekoore on koolides väga vähe, siis mul tekkis huvi, et võiks poistekoori luua. Ja kuidas neid poisse sinna koori saada, loomulikult ikka õpetajate lapsed olid esimesed, kes poistekoori pidid tulema. Ja Maila poeg oli ka nende hulgas ja tänu sellele siis Maila ongi kõige suurem fänn ja sellest ajast peale ta fännab seda poistekoori ja on alati igal pool laagrites meil kaasas. Ja kõigepealt esimesed aastad läksid niimoodi, et laulmine ei olnud tähtis. Tähtis oli kõik muu seal ümber. Me käisime jalgpalli mängimas, me käisime kanuumatkadel. Ühesõnaga tegime kõike, mis poistele korda läks. Ja siis natukene laulsime ka. Ja niimoodi me selle populaarsuse võitsime ja järjest tahtis poisse juurde tulla sinna koori. Ja mingi moment, paari aasta pärast ikkagi juba oli poistekoor nii populaarne, et saime juba kuulata, kas viisi peetakse ja poistekoori, kuidas poistekoori liikmeks saada. Ja niimoodi see algus meil oli. Aga kuidas sai koor oma nime? Konkurss loomulikult. Mina mõtlesin kohe, et neid poistekoore ilma nimeta on Eesti peal väga palju, väga üksikutel kooridel on nimed ja ma mõtlesin, et kui see koor püsima jääb, siis peab tal ikka olema üks äge nimi ka. Ja korraldasin oma tuttavate hulgas konkursi ja Mulgi Jõmmid jäi kuidagi nii meeldima, et saigi nimeks Mulgi Jõmmid ja selle nime järgi siis sai meil ka riietus. Meil on Heimtali mustris vestid, kootud vestid, nii et puhta Mulgi Jõmmid. Küll aastaid hiljem sain ma teada, et Viljandi ei ole sugugi Mulgimaa. Aga kui me seda koori lõime, siis ma olin Virumaalt pärit ja üldsegi mitte Viljandimaalt pärit ja ma ei teadnud ausalt öeldes, et Viljandi ei kuulu üldse Mulgimaa alla, aga see nimi jäi kuidagi meile külge ja me ei lase ennast häirida, nii et ikkagi oleme Mulgi Jõmmid. Väga hea. No, aga mitu korda on Mulgi Jõmmid käinud üld- ja noortelaulupeol ja mis on kõige meeldejäävam sündmus laulupeolt? Jaa, no üks kõige suurem motivaator koorile ongi laulupeod. Ja kuna lastekoorid või siis poistekoor saab käia nii noorte laulupeol kui üldlaulupeol, siis tegelikult selle 20 aasta jooksul me oleme käinud suisa 7 laulupeol Tallinnas. Ehk siis 4 üldlaulupidu ja 3 koolinoorte laulupidu, aga lisaks on olnud ka Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud laulupeod, kus siis käivadki ainult meeskoorid ja poistekoorid. Neid ma ei suutnud kokku lugeda, sest seda ajalugu ei leidnud ma kodulehelt, aga oma 4 kindlasti oleme ka käinud erinevates kohtades meestelaulupidudel. Nii et neid laulupidusid on kõvasti. Aga juhtunud on oi kui palju ja võib-olla mõnest juhtumisest oskab Maila rohkem rääkida, sest Maila on tegelikult see A ja O, kes mõtleb välja poistele igasuguseid põnevaid käike, et jumala pärast igav ei oleks. Nii et äkki Mailal tuleb miskit meelde. No jah, selles mõttes, et tõesti minule kui õpetajale ja saatjale on ilmselt kõige rohkem just jäänudki meelde need, et või see rahulolu tekitanud see, et kui kiiresti ma olen suutnud reageerida, et siin jääb 3-tunnine auk proovide vahele,
kohe leiame mingi kinopiletid, kohe teeme, kohe käime kuskil. Ja noh, ütleme nii, et hästi on meelde jäänud ka need erinevad laagrid, küll siis Otepääl või Pärseljal või Reivnikul, et siis nagu juhtub, et siis on vabam seltskond ja tulevad pallimängud ja muud ja hästi tore on vaadata, kuidas siis poisid lähevad väga sartselt mängivad ikkagi. Ma mäletan, ma olen ükskord elanud rahvaste pallile nii kaasa, et käe peal olid pärast sinikad kõik järel. Et niimoodi sai kaasa elatud ja plaksutatud aga suurtel laulupeodel ikka on juhtunud igasuguseid asju, et algselt esimestel aastatel ikkagi ka kasutati seda öist pasteerimist, et oli vaja ikka hambapastaga keegi kokku määrida ja siis oli vaja pärast tüli lahendada ja igasuguseid asju. Ja noh, mõned sellised ehmatavad olukorrad, et kui ikkagi su algklassi lapsed jooksevad järsku üle 6-realise maantee seal Tallinnas, eks või tänava, et siis punane tuli ka just peale, et ühesõnaga igasuguseid asju on juhtunud, aga kõik on olnud väga tore ja meelde jääb loomulikult. No siis te lubasite ära meid, on ju, siis me läksime laulma ja laulsime ära. Siis kui me hakkasime ära tulema, kell 8 umbes, siis lõppes meil see kõik. Läksime bussi peaotsesse, ootame, buss ei tule. Tuleb mingi tädi, ütleb, siit bussi ei tule. Okei, jookseme siis alla järgmisesse bussi peaotsesse. Seal samuti bussi ei tule. Teeme siis väikse kilomeetrise kõnni ja jõuame lõpuks siis bussi peale. Buss on paksult rahvalt täis, on ju, mina, Robin, Oliver, kõik. Lähme sinna sisse, trügime sisse ja siis tuleb see Bastian, ütleb, et poisid, ma siia ei mahu. Ma lähen järgmisega. Mõtlen, et kurat, nüüd on läbi. Nii, siis sõidame, jõuame siis Viru keskuse bussi peatusesse. Hakkame see Bastiani ootama. Tuleb üks buss, teine buss, kolmas buss. Siis tuleb ka 4. buss. Sebastianit ei ole. Helistame, vastu ei võta. Helistame uuesti, vastu ei võta. Lõpuks helistame. Lõpuks võtab vastu. Ütleb, ma olen trammi peal. Number 1. Siis kõnnime Viru keskuse juurde. Hakkame seda trammi ootama. Tuleb üks number 1 tramm, teine number 1 tramm. Ja siis 3. pealt tuleb Sebastian välja ja oi, kui hea tunne oli. Ja siis muidugi ega me ei teadnud ju, kuidas tagasi saada. Aga õnneks bussis oli üks väga lahke tädi ja siis mina ja Robin aitasime ja selle tädi abil leidsime omale bussi, mis viib Viru keskusest meid tagasi koju. Siis läksime sinna bussi ootama. Seal oli ekraan, ainult üks buss oligi, see oli seesama buss. Ja kui kõik see läbi oli, siis Sebastian muidugi virutas, et poisid tellime takso, ma ei viitsi siin oodata. Aga jah, siis lõpuks jõudsime tagasi koju ja 2 tundi läks, kell 10 jõudsime tagasi kooli. Jah, tegelikult ma teadsin seda küll, et seal Sebastian natukene tegi trikke, et seda te ikka ütlesite emotsionaalselt kohe. Jaa, aga kui midagi ei juhtu, siis ei jää laulupidu ka meelde. Nii et alati võiks midagi toredat juhtuda, et meelde jääks. Ja alati, kui lapsed on väga õnnetud sellest täisbussist, sest need väiksed lapsed ju surutakse igale poole vahele, aga siis suuremad hakkavad laulma ja siis lauldakse kaasa, terve see troll või bussitäis rahvast laulab ja siis läheb tuju jälle paremaks ja kõik hästi. Nii tore, et juhtus. Jah, täpselt. Et need laagrid, igasugused laululaagrid on ka alati suureks motivaatoriks, et vanasti oli nii, et talveperioodil tegime maakondlikke laululaagreid, kus siis Viljandi maakonnast poistekoorid tulid kokku ja suvel käisime siis üle-eestilisel poistekooride laululaagris. Ja laagris minul on väga eredalt meelde jäänud see, kui suured poisid elasid ühes toas ja väiksemad poisid teises toas ja suured poisid olid siis väikestel poistel pannud ööseks kellad tirisema, telefonid tirisema ja mitte niimoodi, et kõik on kella 2 näiteks öösel tirisema pandud, vaid iga 15 minuti tagant kellegi kell või kellegi telefon hakkas tirisema ja ainuke, kes seda kuulis loomulikult oli õpetaja. Nii et mina käisin siis terve öö pimedas, hüppasin üle poiste ja panin neid telefone vaikseks, et saaks magada. Aga selline vigur sai tehtud ja tegelikult hommikul naersime kõik.
ja neid nalju, igas laagris juhtub neid nalju, aga see on eredalt meeles. kas oled kunagi mõelnud ka kooriga lõpetamisele? Millal ja miks? No see on valus küsimus. ikka oled vahel väsinud ja mõtled, et ei jõua enam, aga siis lähed jälle kuskile esinema ja poisid on alati kohal, poisid annavad endast 100% esinemisel ja siis tunned, et jõudu on jälle juures ja ikka tuleb edasi minna, et tuleb pingutada ja nende esinemiste nimel just tuleb ikka edasi minna ja pingutada ja toimetada. Okei, aga mis on siis selle hooaja plaanid ja kuidas juubelit tähistate? No sel hooajal on tõesti, kui poistekoor ellu jääb, siis on väga hästi, et kuidagi on sattunud väga palju esinemisi, et sel aastal toimub Viljandimaa kooride laululahing esimest korda, kus siis nii mudilaskoorist kuni täiskasvanud koorideni võivad osaleda ja mõte on siis sellest, et mitte klassikalist koorilaulu teha, vaid midagi toredat, midagi show'd rahvale ja poistekoor loomulikult võtab sellest laululahingust osa. Nii et see on üks motivaator ja teine on loomulikult meie juubelikontsert 2. aprillil, kus siis meil tuleb oma üle 10 laulu selgeks saada ja me oleme teel sinna. Muidugi laululaagrid ja siis me saame valmis ka kõik selle. Okei, see on kõik. Aitäh saatesse tulemast, aitäh vaatajatele ja järgmise korrani.